Tervitus Entusiast televisiooni vaatajate, mina Illar Kohvina, vaataga praegust ma olen siin Tori sotsiaalmajas, on 21. jaanuar ja täna on selline kasutatud riiete tasuta saamine, et siin on kasutatud riided. Ja siin on ka Tori sotsiaalmaa juhataja, kes on ka presidendi tunnustuse saanud, Ave Aaslaid, sõnaga, et tema küll oma nägu näidata ei tasu, aga siis, et ma nagu küsiksin nagu Ave Aaslaidi käest mingid küsimused, et kui kaua sa oled Tori sotsiaalmaa juhataja juba olnud? Praegu käib 10. aasta. 10. aasta jookseb. Ja millised on olnud sellised peamised rõõmud ja mured nagu siin Tori sotsiaalmajas, Noh, eks muresid on palju muidugi inimestel, et nende ärakuulamine ja et nad võib-olla see ongi eesmärk, et nad siit uksest läheks välja natuke kergema südamega. Et ega alati aidata ei saagi. Et noh, materiaalselt või majanduslikult, aga head nõu saab ikka anda, et inimesel oleks natukenegi kergem. Ja millised teenused sotsiaalmaast üldse nagu inimesed saavad? Meil on palju teenuseid erinevaid, et kõige tähtsam on meil eluasemeteenus. Ehk siis hetkel elab siin majas 5 inimest. Siis on meil päevakeskuse teenus, kus toimuvad erinevad huviringid, käsitööd ja meisterdamised ja loodusringid ja siis käib meil juuksur, maniküür, pediküür ja saab ka pesu pesta ja duši all käia. Ja lisaks siis taaskasutus ehk siis vahendame riideid, nõusid, jalanõusid, mööblit inimestele. Et inimesed ise toovad ja inimesed ise viivad, aga praegu täna on siis erakordne, kus meie endine piirkonna politseinik Janek Saharenko meile suure koorma riideid saatis Soomest ja siinkohal tahaks tänada tublisid inimesi, kes aitasid meil Vändrast selle siia tasuta toimetada, et selle eest tänasime neid ka oma valmistatud lõikelaudadega. Ja siis tähendab, inimesed teavad küll ka taaskasutusse nagu riideid ja asju, aga kas nad on kõik sellised korralikud või vahel tuuaks sellised ka, mida nagu mõtleks, et miks nad toovad sellised, et võiks ikka korralikumad tuua? Et asi on aastatega paremaks läinud, et riided on läinud korralikumateks, samas vaja on selliseid inimestele selliseid igapäeva jalanõusid ja riideid, dressipükse, suuri jopesid, suuri jalanõusid, et neid siidkleite ja kõpskingi me tegelikult ei vaja. Et neid võib-olla võib siis kuskile mujale viia, kus neid rohkem vajatakse. Küll aga oleme oma kostüümilattu saanud igasuguseid erinevaid vanu krempleenkleite ja kingi, mida võib ka mõnikord näitemängudes vaja minna. Aga põhiliselt jah, on ikkagi sellised igapäevased soojad riided, saapad, joped, sokid. Ja kindlasti siis president Kersti Kaljulaidiga kohtumine ja see tunnustus saamine oli nagu kõige selline suurim sündmus senise senuse sõnaga, et mis see nagu mis see nagu, mis selle nüüd autasu nimetus nagu oli, et ehk nagu tutvustad sedagi? Jaa, see oli mulle muidugi suur üllatus ja tõesti, Illar, sul on õigus, et see oli minu elu üks tipphetki. Et tunnustamiseks esitasid mind siis Tori sotsiaalmaja vabatahtlikud, kes erinevaid huviringe läbi viivad. Neid on kokku isegi peaaegu 20 erinevatel aegadel. Ja tunnustuse sain siis vabatahtlike kaasamise ja juhendamise eest. Ja toodi eriti välja, et see on nagu Eestis üks väga hea näide, kuidas inimesed siis saavad oma oskusi teistele edasi anda. Olgu selleks siis supi keetmine või soki kudumine või metsatarga metsatarkused või lihtsalt elust rääkimine. Et tegelikult on nüüd see koht, kus nagu andmisrõõm ja saamisrõõm on, Illar, tegelikult võrdsed. Et inimene annab endast seda oma oskuseid ja ta saab ka ise vastu. Ja võib öelda, et sa oledki tubli vabatahtlik, sest täna pühapäev ja pühes võisid täiesti kodus olla, aga sa lihtsalt pühendad oma vabast ajast siin 3 tundi, on 11 kella 2 sõnaga, et siin, et inimesi jälle aidata, et inimesed saaksid nagu oma riideid valida ja et sa tuled nagu ütleme 24 haaled ühesõnaga valvel, et kõik millal vaja on, et oled sa kohal, et see ongi vabatahtliku selline põhieesmärk, et olla kohal siis, kui vaja on. Ja ma pean ka siinkohal ühema suured tänud Ave Aaslaidiga selle eest, et 2 laulu Suvi kuum ja siis Diskori valss me oleme saanud Tori sotsiaalmajast salvestada ja ka pühapäevid, sellepärast et Eiki Ainsulil ei ole olnud siiamaani nagu teistel päevadel aega nagu
tulla. Et nüüd saime nagu, või tähendab, et eelmine aasta sain 2 laulu nagu siin salvestatud ja kolmas on tulemas, jah. Võib-olla see oli üllatus. Ei tea. Ja täna ongi eelkõige mõtlesin natukene nende emade peale, kes on lastega kodus, et nad saaks pühapäeval tulla, et siis isad valvavad lapsi ja emad saavad tulla lastele riideid valima. Ja kas on, nüüd on, noh, täna, nüüd on küll jaanuarikuu, eks ole, veebruaris nagu sõbrapäev ja märtsis naistepäev, kas võiks natuke nagu saladuskatet selle pealt võtta, kas midagi üritusega, no ütleme, sõbrapäevaks või naistepäevaks kavandatud, et või on liiga varasest rääkida? No kindlasti mõtteid on, et need on ju 2 väga olulist päeva, aga praegu veel ei reedaks, et mõte liigub, aga otseselt midagi ei ole, et jälgige reklaami. Ja mina omalt poolt soovitaksin ka seda, ühesõnaga, et Taavi Aaslaid võiks olla Tori vallavolikogu esimees, sellepärast, et tema on selline, kes sotsiaaltööga tegeleb, ühesõnaga ei ole mingi ettevõtja ärimees, ühesõnaga, et seda ja teist, ühesõnaga, et lihtsalt, et peaks olema selline inimene, kes ettevõtlusega ei tegele ja et selline peaks olema volikogu esimesega, mitte nii, et nagu meil praegune esimees on, me hakata nimegi nimetama, et mis Facebookis ja Eiki Valneri blogis on, et me hakka praegu seda üldse rääkima. Aga et suured tänu Taavi Aaslaidile, et ta mulle väikse intervjuu andis ja kindlasti kohtume Taavi Aaslaidiga edaspidi, et võib-olla siis isegi näitab oma nägu paremini. Et selline oli siis minu intervjuu Entusiast televisioonile, Sori sotsiaalmajast, mina Illar Kohv-Pinnavalt, taas kohtumiseni.